Elfin tuleb siit nüüd täiega. Oi kurva, oi! Nukid vend, nukid. Kurat, äge, ikka täitsa pekkise. Tuleb. Takamulto! Taka tuleb nüüd. Kurat, annab kaika peale näis. Hoopis teine minek. Ei no. Ogier, jah. See läheb veel kõvemini, küll te näete. Täitsa perse. Nii, vaata nüüd maha. Kolm autot on sõitnud. Ja asfalt on väljas. Asfalt, aga see ei ole jälg. No nii, telesõbrad. Nüüd peale Rally Estoniat ma võtlesin ka vaikselt kokku. Nagu näete, siis on Rally Estonia oli nii väsitav. Niukene pingutus oli. Aga vastu pidasin, ellu jäin ja siit kohe otse ilusti Toila spaasse nüüd puhkama rallist, et oleks tore. Täna on päris kreisi hull päev, ma olen täna 6 kilomeetrit matka teinud siin, kõndinud ümber ringi ja vaatan, kuidas on. Nüüd olen teist otsapidi jälle sama väsinud, nii et nali naljaks. Aga jah, siin 6. käigus nad rääkisid äkki, et oli ka mingi küsimus ja siis seal loodeti, et Urmo Aava saadakse kutsuda mingi hetk saatesse ja see küsimus on mind juba ammu vaevanud ja nüüd olekski tore Urmo enda käest kuulda seda, et just nimelt see, kui need teed on soolaga ära tehtud sealt, vaata, et nad ei tolmaks ja kuidas, ma olen seda varem ka ütlenud 10 kordi, te olete kõik kuulnud, et just see, et kuidas see pidamine muutub ja tõin näiteks siin selle, kuidas eelmine aasta, kus kohas me vaatasime, et maja eest panid autod mööda, seal oli tee nii kõva, et seal olid mustad jutid maas. Ja võt see ongi selle pärast, et nad just nagu käivad siin Lõuna-Eestis ralliks testimas, sõidavad, et need testiteed on natuke teiste teede peal, seal ei ole seda, ütleme, soolapõhjaga neid teid, nagu mina aru saan. Ja vaat siis ongi see kala, et lõpus nad tulevad rallile ja siis neil ei ole pidamine nii muutlik. On kohad, kus on see tee soolatatud ja on kohad, kus ei ole. Ja vaat siis ma ütlengi, et see ei ole nagu kruusaralli ja nad ei saagi neid autosid niimoodi stabiilselt ühtemoodi pidama, et see on lõiguti ühtemoodi, lõiguti teistmoodi ja teebki asja väga keeruliseks. Ja kes... Ütleme, ma ei kujuta ette, kuidas need legendi teevad, aga mõni võib-olla teeb legendi niimoodi, et need kohad, kus ongi soolatatud, see on kohe näha, et on kõva nagu betoon. Et see, kus ma Taanitsas seisin, seal ees oli ka niimoodi, kõva nagu betoon kohati. Ja kes teevad endale legendi kohe sellised märkmed, et see on siuke koht, siis vastavalt sellele sõidavadki. Aga kui teevad legendi just nagu kruusa jaoks, panevad seal kõik kirja ja pärast kui hooga tulevad, siis ongi jama majas, et seda Raanitsa katset pärast tagurpidi välja sõites, siis seal ma just vaatasin, et mõned kohad olid niimoodi, et autod on üle läinud, kõik kurvi peal, kõik on jumala sile, mitte midagi ei ole. Mõned kohad on vinged rööpad, vinged kitsas, täiega pekkis. Aga niimoodi, mis ma siis vaatasin, see küsitlus oli, on ju, et kes võidab siin mitte Eesti post võidab, aga kes nagu parimal kohal on, siis ma vaatan, et ainukene asi, mis läks nagu täppi, oligi see, et Robert Virves võidab nagu, Eesti postist. Ta võitis nüüd üleüldse ka, aga Robi tegi selles mõttes meie küsitluses rekordi minu arust. Minu arust ei ole kunagi nii palju olnud, isegi siis, kui Ott sõitis, aga praegu seekord Robile andsid 68% häältest oli Robile ja see oli 298 häält. Nii et see läks nagu esimene koht nagu läks nagu paika, aga teine koht oli, et just nagu ennustuse järgi sai Jaspar Vaher, tema sai 75 häält.
aga Jasperil nagu ta katkestas ja siis sõitis pärast ralli 2 niimoodi, et võib selles mõttes võtta, et just nagu katkestas ei saanudki mingit kohta, on ju. Siis kuidas mis meil veel siin on? Siis on meil on, kes sai kolmanda sai Volver. Tuli ka kolmandaks Eesti poistest. Selles mõttes äge. Aga näiteks Patrick Ennok sai ainult 10 häält, aga tuli teiseks. Ja selles mõttes ütleme niimoodi, et ikka tegelikult on jumala keeruline niimoodi panna, et vaata, kes võidab, kui vaatad selle järgi, et siis tegelikust järjestust näiteks top 5 panna, siis olekski tegelikult jube keeruline. Aga suures plaanis ma ütlen, et see, mis ma seal öösel videol tegin, et vetsu, siis ma pärast nägin, et oli kuskil seal päris sisse tuleku peal, seal oli 2 tükki veel, nii et oligi 5 sama palju kui eelmine aasta, aga ütlen teile, hommikul võtsin püha retke ette, et lähen tualetti, et käin igaks juhuks ära, et pärast on jama, siis vaatad, igalt poolt tulevad, kõik tulevad, siis seisad seal järjekorras ja siis oli hommik, siis oli juba konteiner pool täis, on ju, mul naine käis pärast enne katse algust mingi hetk otsustas minna ja siis ütles, et siis oli ikka juba väga rõve, nii et ma arvan, et kui tulevikus veel, siis ikkagi siukse suure platsi peale, no tehke või tina võiks natuke rohkem olla neid asju, sest ma ütlen, Leigol oli 10 vähemalt, kui mitte rohkem. Nii et see, mis seal Povesveitsi, kui me vaatasime, mis see ekraaniga parkimiskoht oli, et seal oli vähem. Eelmine aasta oli vähe ja see aasta vähe, nii et selle pealt peaks nagu ära. Mis veel on äge see, et ma tegelikult vaatasin, et näiteks Leigostki ära tulime see, mis see karavanide plats on, siis peab tunnistama, et tegelikult on rallifännid ikka jumala korralikud, et kõik korjasid oma sodi kokku, mis olid prügikotid pandud sinna suured, sinna sai ära visata niimoodi, et kui sõitsid ära, vaatasid seljada maha, ongi kõik ilus puhas. Pühapäevasel päeval vaatasin samamoodi, ma ei tea, mis päris lõpuks oli seal, aga vähemalt see, kus mina seisin ja ümbrus, kes olid, siis mina korjasin oma sodi kõik kokku, oma taara kõik kokku. Vaatasin, teised tegid sama niimoodi, et ideeliselt oli selles mõttes väga äge. Ja muidugi, intervjuudes ma nägin kõvasti vaeva seal, pärast rohkem rammu nagu ei olnudki, ei teinud, oleks pidanud veel tegema, sest Leigos meil läks nagu öö nii lõbusalt, sai palju naerda, siis pärast tuli välja puhata, ma pidin Leigos ka tegema seal osadega selles, mis on see, karavanid ja parklas, aga ma ütlen, kuna meil läks väga lõbusalt hommikuni välja, siis tuli ennast enne katset, siis tuli välja magada, et oleks vinksus-vonksus kõik ja siis jäigi tegema nii, et ma veel päeval magasin järgi, et muidu öö läbi olin üleval olnud, aga ma ütlen, meil oli väga lõbus. Nii et no, ma loodan, et vähemalt seekord sai ühes kohas niimoodi tehtud. Eks tulevikus teen veel, ma arvan, selles mõttes on hea, et oli ehedat emotsiooni, oli hea noori rallifänne, nii et tuleviku mõttes Toyotale peaks ütlema, et te peate oma toodangut kindlasti suurendama, sest Eesti noored poisid, kes kavatsevad rallit sõitma hakata, nemad ütlesid, nemad hakkavad Toyotadega sõitma niimoodi, et Toyotade turg saab kindlasti liikuma tõusvas joones ja põhiline ralliautosid nii palju toota jõutakse, kui palju tahavad neid ostma hakata. Aga ma ei teagi, kui lõbus teil kõigil oli, minul oli igatahes lõbus ja ma ütlen niimoodi, et kõik nägid, et tegelikkuses see Vertsud sõitsid ja Vertsu häält kuuled ja värki paneb sees kohe kõik värisema, aga tegelikkuses ikka see kahed ka, ega nad andsid ikka kõvasti minna ja põhiline äge on see, et Virves, kas just, et soomlaste kambakas Virvese vastu oli, aga et Virves suutis selle koha ikkagi meile võidu koju õue peale tuua. Ma nägin YouTube'is mingid videod ka, ega ei ole midagi. Virvesel oli ka siin momenti, et
mitte nüüd otseselt välja oleks pannud, aga niimoodi, kuidas rattaga valli läks, tagarattaga vasakpoolsega ja nipa-napa natuke tõstis rattaid lendu ka, aga ma ise vaatasin seda, et noh, see on täpselt nipa-napa siuksel kaugusel, et nüüd piraki pursti lööb äkki ratta oleks võinud alt ära lüüa, mitte ära lüüa, aga viltu kuidagi või mis iganes. Nii et päris selles mõttes karm. See siin on Toilas Eesti jahimeeste seltsi vist mälestusmärk või kuidas ta on siin Toila Oru pargis toimus Eesti jahimeeste esimene kokkutulek 1968 aastal. Hoiame jahindust, traditsioone ja jahikultuuri, vot niimoodi, et sellised asjad, ma ei tea, ma auto ajasin natukene kõrvale, et ei ole tee peal siin tegelikult peatumise keelu värk, aga ma loodan, et keegi mulle mingit liiga ei tee. Aga jah, ütleme niimoodi, et soovitan teil ka, siin tegelikult mina ei tea, ma teadsin, et Toilas on mingi spa, see on siin nõukaaja lõpus ja niimoodi ehitatud, nagu need elamussanatooriume, mulle jätab siukse mulje, et on nagu väga sarnane Pärnus selle Estoniaga, aga ta on tegelikult selles mõttes omamoodi väga lihtne, aga see, et siin ümberringi on niivõrd äge, kogu see Toila org ja see Püha jõgi või mis siin on siin selle ääres, kõndida väga künklik, väga ekstreemne minusugusele istuva töö tegijale, eks ju. Aga iseenesest on väga vinge ja väga vinged vaated ja asjad on siin niimoodi, et mulle endale isiklikult väga meeldis, et tänase päeva veel, nüüd on praegu lõuna, aga nüüd kui ma lähen tagasi, siis katsun muidugi täna seda videot kokku kompunnida, panen mõned lõigud sellest ka, mis mul mõned videod on tehtud ja siis võib-olla mingit pilti ka äkki. Ja siis ma lähen sulistan veel spaas niimoodi, et täna söö ära, homme lõuna ajal siis välja ja siis on plaanis siin seda põhjarannikut pidi natukene sõita seal neid jugasid ja asju veel vaadata, et kus mida on ja siis koju ja siis jääbki mõni päev veel kodus ja siis tuleb hakata jälle tööle minema, aga võib sedasi öelda, et siis ongi nagu nädal aega olnud, kui ma sõidust tulin, 4 päev, siis on nädal aega täis, peab ütlema niimoodi, et üliaktiivne puhkus on ja mis on veel naljakas. Naljakas on see, et kodust läksime 4 päeva, leeval töölt tulin, oli asjad kokku pannud, kõik juht, panime asjad autosse, suusaboksi panin ülesse, sinna see asjad sisse taha voodi ära tehtud, tipp-topp, sõidame kohale. Koju tagasi jõudsime, just nagu midagi juurde ei ostnud. Kõik asjad viisime koju ära, kui tuppa panime, siis jäi siuke mulje, nagu oleks asja koju sisse kolinud. Niimoodi, et nüüd kui hakkasime siia spaasse tulema, siis ma naisele ütlesin, kui ärme nii palju asju kaasa võtame, et muidu on ikka päris jama, et jääb siuke mulje, nagu kolid välja. Aga jah, ma ei tea, ma loodan, et sinna see intervjuude värk on, et sinna pange rohkem laike, seda on hästi toredasti palju vaadatud ja et loodame, et seda videot ka nüüd vaatate, panete laike ja värke, sest Soome ralli on tulekul, sinna muidugi ise koha peale minna ei saa, saab nautida läbi telebusseri vaatamist, aga tuleb kindlasti raju andmine järjekordselt ja see kogu see punktis case on praegu niimoodi, et ma arvan, et siin aasta lõpuks on eelviimase ralli jaoks jääb punkte veel niimoodi, et keegi ei tea, kes tegelikult võidab. Nii et selles mõttes äge. Ja mis veel Rally Estonia ma tahaks öelda? Kiituse tahaks öelda. Üldjuhul, seal kus metsal, näiteks Raanitsal ma olin metsa vahel, seal nagu vahet ei ole, et levi ei ole, seal ei pruugi seda tavalisel päeval ka olla, vaevalt seal nüüd nii palju inimesi igal pool oli, mingil määral mul levi oli. Aga näiteks Power Stage'il ma olin, seal oli küll, seal oli levi niivõrd okei, et vahepeal hakkas kergelt vihma tibama, ma panin autos tahvli käima, mis siis, et suur ekraan oli ka lähedal, aga suure ekraani peal tõmbas vahepeal ka pildi kinni ja mul autos tahvel käis ja sain vaadata rallistuudiot sealt, et kuidas sõidavad, et näed metsa vahelt ka. Aga ma ütlen, et väga vinge oli niimoodi, et kogu see trip, ma veel tagasi minnes oli veel vaja ühest kohast läbi käia, et õhtul kella 7 siis sain koju alles.
aga siis tundsid, oled läbi nägu Läti raha just see, et nii palju püsti jala peal, nii palju samme niimoodi, et kui keegi tahab väita, et see rallisport ei ole sport, ei, see on kõva sport ja eriti kõva on ta pealtvaatajatele, see on selline rahvasport, et anna kohe minna. Et vaevalt selle kepikõnniga siukse pingutuse saad nagu rallil käies, nii et ei ole, loodame, et pikalt ei lobisenud ja nii palju ka veel, et näiteks selle Ogieri kohta, Ogieri nagu meeldis see ralli ja puha, aga vaat nagu, et vanameister ja puha oskab ja saab ja teab, ei, kõik on hästi, aga vaat talle ikkagi andis tunda see, et ta pole siin Eestis sõitmas käinud. Et siin on ikka siuke raju kiirus, millega nad sõidavad niimoodi, et see asi on ikka ütlemata pekkis, kui siin mõni ralli vahele jääb. Aga on, kuidas on niimoodi, et las ta siis olla nüüd. Et ma nüüd katsun siit kähku lööbeta enne, kui mul auto ära veetakse. Niimoodi, et okei, tšau-pjau.